üks on minu poolda. Näitan seal tahvlit, ühel pool on vale start, teisel pool 2 korda jokkel. Proovin näidata nii, et saate aru, kellel näitan. Ma saan ka kirjutada numbrit. Me tegime teatavalt loosi ja vastajaid ei olnud nii palju nagu eelmisel krossil, sellepärast et küsimused olid natuke konksuga ja keerulisemad. Aga kõikide õieti vastanute vahelt arvuti valis välja võitja, Taio Asaro, tere ja palju õnne. Ja Erko Sibul, tere. Veoka komitee esimees annab nüüd selle võidu võitjale üle. Ligu ja mooli nänni sul nagunii ei ole. Ega ei ole küll. Palju õnne. Aitäh. Palun. Nii, Erkol on kiire, me laseme tal minna, Taio tuleb nüüd natuke lähemale, ajame temaga juttu. Alustame sellest, et tähendab esimesel krossil sa ka osalesid. Ikka. Arvuti ei valinud välja, aga enne seda sa oled sellises formaadis õnneloosides, mis on seotud sellise auhinnamänguga osalenud. Eks ikka olen, aga siiamaani ühe korra on õnne olnud, et olen võitnud ühe tassi, aga muidu tavaliselt pulli pärast ikka viskad ennast kirja. Ja nüüd see asi nagu toimis. Toimis. Ja kõige kihvtim on veel see, et sa oled ka ise sõitja ja osaleja. See rada on kõikidele uus kiire kommentaar raja kohta, enne sõite. Ma arvan, et saab põnev olema. Sest väga palju käiguvahetust ei tohiks tulla. Kiire rada. Stardist minema ja käik õige rauda ja kiirust, ma arvan, tuleb oma jagu. Nii et ootused on kõrgel. Igatahes. Ralli.ee veel kord soovib edu võistlusel. Kõike head. Alvar Saar
jälle samad nagu esimeses poolfinaalis. Rapp ja Möösi, kolmas number 6 Tauri Toime, kus esimese poolfinaali lõpetas neljandana, tema järel number 10 Rainer Viissel, kes esimeses poolfinaalis oli kolmas. Kapott ilusti kinni viiendana ja mingil põhjusel number 66 Ilmar Hiirstik on jäetud viimaseks, just esimeses poolfinaalis puhkis numbriga 8, kellest siis Andres Allik. Ja esimene ring teises poolfinaalis kas 53 arvestuses nõutab läbi saanud, viimane mees on kohe jõudmas ka ringi lõpe. Eelmises sõidus oli 5, nii et siin on nagu edenemine kolmas number 13, Tarvi 21, kes ka eelmises sõidus tegi mitu korda tiimi esimeses asfaldikurves ja number 8 Jokkerisse läks nüüd lätlane Linars Raman. Ja vaatame, kuidas võitlusennikuga õnnestub selle varase Jokkeri võttidega liigistatud Jokker läbi. Number 8 jälle endiselt ei saa kuidagi selles asfaldikurvis, esimeses asfaldikurvis Andres Lõõväli selleks meest, kes pole Jokkeri ringi veel läbinud. Eeldatavasti jääb ta number 82 ette ja täpselt nii ongi, kuigi jah, võib isegi öelda, et number 82 Vartsennik on liitrele lähemale tulnud selle ringiga, et see varasem Jokker. Ja viimane ring, viimased võimalused liidrid omavahel sisuliselt koos. Rikvimooli Eesti meistrivõistluste 2019. aasta teisel etapil, mis toimub Missore ajal, oli väga huvitav loos, et oli variant võita kõrvalsõit. Meil on nüüd auhinnavõitja olemas. Tere, tutvusta palun ennast, kes sa oled? Kaugelt sa tuled? Võrumaalt. Ei ole kaugelt tuleks. See on selline asi sul esmakordne. Siis küsiks praegu enne sõitma minekut, et pärast me saame sellest emotsioonist edasi rääkida, et mida sa nagu ootad või mis tundega sa siia nüüd kõrvale istud? Ikka ümberkäimist ootan, mis on mul ootan. Nii kohe, jah. Selge, siis teeme 2 ringi ja vaatame, mis pärast juhtub. Sõit tehtud? Jah. Emotsioonid, kommentaarid? Ma oskan öelda, raputus oli suur ja marvuumake. Et 12 ringi pärast raske vastu pidada. On jah. Aga samas positiivne ja huvitav. Aga nüüd teeme natu nalja. Siruta käed välja. Ei värisegi. Ei värisegi. Haisu väriska. Siis on korras. 31 ja Bruno Reimanis, kes esimeses võistlus masinat üle ajab. Kas läheb mööda ära või ei lähe mööda ära, jääb nüüd Hiinas märkskurvi ja tänu sellele lätlane Reimanis säilitab oma teise positsiooni. Loodame, et see kaua.
ainult aja küsimus, kus Tiinast leimasid mööda 11.505 Alvils Ilovets. Asko number 113 ei saanud startida. Liqvimo oli Eesti meistrivõistluste 2019. krossi teine etapp, mis on ajalooks saanud, aga ajalugu tegid need mehed, kes võitsid, sellepärast et enne seda pole sellises formaadis ehk veoautokrossi sõidetud. Meil on nüüd arvestuse kass 51-52 võitja, Andre Mõõtus, palju õnne! No, kommentaar, uus rada, kuidas üldse nagu see võit tuli, kergelt, raskelt? Ütleme, et tänane võit, jah, ütleme, ei tuntud kergelt selles mõttes, aga täna hommikul saadik hakkas hästi minema, et kindlasti kiired rajad sobivad mulle paremini, kui ma arvan teistele, et mulle meeldib pigem kiirus kui niisugune nagu rasked rajad, et jah. Ja mul oli väike eelis ikkagi olemas selles suhtes, et ma olin sõitnud siin enne kulliga, et võib-olla selle eelis, aga jah, ütleme, et taga seal sirge lõpus sai ikka Stasko puht sõiduga ära võetud, mis estet, aga tal kiirust oli, ma ei saa öelda, et oli kiire ja samamoodi finaalis Bruno esimest 2 ringi näitas ennast hästi, aga jah, lõpus ikka pika puuga, et selles suhtes läks hästi. Et no selles suhtes läks üli hästi, et alles mõni nädal tagasi me sinuga samadel teemadel rääkisime etapal. Ei, seda küll jah, et 2-2 nagu seljavõit praegu. Praegult on jah, nagu punktiseisus ka hästi, et absoluutne hooaja liider. Praegult jah, et täna ju maksimum 21, et niisugust head päeva ei mäletagi juhtumal ajal. No siis on põhjust järgmisele etapile minna. Kindlasti. Hinsasse. Jaa. Proovida jälle midagi taolist korraldada. Hinsal ma olen sõitnud ka vist, et seal on kindlasti kes algusest peale võitme lähen juba kaotanud, et kindlasti võidu mõtetega, et aga ei. Ma arvan, Hinsarada on ka, ütleme, mul kodule üks kõige lähemaid radasi võib-olla. Et Hinsaga kutsume koduradaks, et seal on ka kindlasti võib-olla. Marko ja Bruno on kindlasti rohkem minust sõitnud seal, et ja ütleme, et ega Stasko poiss oli ka täna kiire, et ega... Oli. No Hinsal saab näha, mis toimub. Ikka. Ralli.ee veel kord soovib edu. Hinsal näeme ja kohtume. Õige, kõik teatud. Hakkavad seal jagelema, on Hirsvik näidanud täna siin poolfinaalides erinevaid sõiduvõtteid ja sõitnud oma masinad seal natukene ümmargusemaks või kandilisemaks, kuidas võtta. Aga nüüd siis hääled ütlevad, et start läks ja juhtusid nii nagu esimestes poolfinaalideski Hirsnik, nagu sai mainitud, et on ta täna näinud erinevaid sõiduvõtteid ja on ka nüüd Külili autoga, nii et teinud on ja lõpetab finaali juba esimesel sirgil Külili asetis. Ja Rõtte Mäesaar endiselt omavahel võitlemas kolmas Võrumaa mees Vissel on ka ennast haakinud finaaliks õigesse kohta ja Võrumaa mees siin omavahel jagelemas natukene vahet aita saada oma kokku ja siis Võrne number 6, kes näitas siin head minekut just teises poolfinaalis neljas, teises oli ta mõlemad sõidus, aga püsis siin väga heas tempositsioonile võrreldes esimese ja teise poolfinaaliga. Rett ja Mäesaar jääb ja Vissel ootamas, millal VOD-s vigu tegema hakkavad omavahel buskides, nii et siin võib olla Visseli suur võimalus tänu väga hea auto istumise all. Me oleme näinud, et see auto on aastaid olnud esimestes number 27 Aasareel on kiirus, mis praegu ei ole kõige suurem. Kahju, et finaalis sellised asjad juhtuvad, et tahaks ikkagi näha mees-mehe võitlust tervete masinatega. Esikolmik on teiste ees korralikult ära rebinud, Vissel teeb siis rõhk näidata, kes selle võrra paremad. Ja paraku on õnnestunud täna kõikides sõites Repil olla Mäesaarest parem. Võib-olla seal rada sobib paremini temale, tema autole, aga igatahes fakt jääb faktiks.
2019. aasta Liqui-Mooli Eesti meistrivõistluste autokrossi teine ehk Pisso etapp on läbi saanud, mis on ajalooline, sellepärast et sõideti esimest korda veokatega siin ja meil on klass 53 võitja Toomas Repp, palju õnne Soibralli.ee. Sattusid ajalukku, oled esimene võitja ja selleks sa jääd, järgmised need tulevad, sina jääd igal juhul. Kui me vaatame, siis nagu poolfinaalid, finaal oli kõik nagu tulid puhta võiduga, aga kas see oli ka piloodi poolt vaadatuna nii lihtne, nagu tundus raja kõrval? Esimene poolfinaal võttis Sigile, aga teine ja kolmas oli kergemad. Juba. Aga see on ikkagi rallikrossi rada, et ei ole seda tuima nagu siin Tapal ja rasketel radadel lõhkumist. Et kuidas oleks sinu kommentaar selle rajaga? Rada oli minu jaoks oli ideaalne. Et sobis ja miks mitte veel sellisel rajal sõitu korraldada? Ikka võit. No nüüd on sul siis järgmisel etapil jäänud võitu kaitsta. No alati tahan maksimaalselt sõita. Stardis sa oled. Ikka. Fännid saavad jälle sulle kaasa elada. Ikka. Ralli.ee soovib veel kord edu, õnne, kõike head. Tänu. Esimene masin lendas valli otsa, seal oli ka ühte kohtunikku näha, kas ta jõudis õigel ajast eest ära hüpata. Päris esimest korda on võistlejate rivi teistsugusem 51 ja 88. No nüüd 88 siin oli küll väga selliseid jõhkraid momente, kus see ei olnud väga sportlik selline juhtumine 88 pärast, aga see selleks oli puhtalt minu nägemus esimeses asfalti kurvis, et hea, et oli number 51 Margi Liivistel saagi minna, aga Rain saab üks risti, 79 sai mööda. Et 41 ja Rain Reisbach on praegu seismas rajal asfalti teises kurvis. Ta ei edasi ega tagasi. Number 31 kulgeb hästi vaikselt, aga nagu aru saada, siis masin on nii läbakil, et paremat tagumist rehvi lihtsalt enam ei ole. Rehvi viga siin olla ei saa, sest rehvi ei ole. Ja rehvi valikut ei oska kommenteerida, sest kui rehvi ei ole, siis selle valikut ei kommenteerida. Ma võin eksida, aga minu arust Looveni ei ole hakkab juba vaikselt eest ära sõitma, nii et mees on oma kiirust täna siin tõestanud tulemas poolfinaalsõidus ja ajasõidus. Ja nüüd on ka tõusnud siin 3 ringiga 5. kohalt esimeseks, nii et on küll võimalik siin rajal mööda sõita. Autokrossi etapi pagide klassi võitja Andres Looväli, palju õnne Soibralli.ee. Pisu erinev rada Tapast või palju erinev? Ikka väga palju, jah. Sinu kommentaar rajale ja sellele kõigele, mis siin täna toimus? Rada oli väga libe, asfalt on väga libe. Ei uskunud, et ma nende suurte rehvidega üldse saan sõita. Hommikul oli kõigil väiksed rehvid all, vaatasin, mul on juba. Aga läks hästi. Võit? Võit. 3. etapile lähed ju absoluutse liidrina. Alles me Tapal olime sinuga intervjuud tegemas, nüüd uuesti. Ja, hakkas meeldima. Hakkas meeldima sulle ka vist, jah. Aga Ralli.ee soovib veel kord palju õnne võidu puhul ja 3. etapil kohtume. Ikka.